meili. Ja... Böös! Miks nii palju verd? Mis on meil juba 3. nädal või? See on juba 3. nädal palil. Ja 3. loog. Täna on 3. päev. Tulime Padang beachile Uluwatus. Ma ei tea täpselt, mis me see nädal teeme, aga võib-olla käime Ubudis, džunglis ära. Siis tahaks mingis templites käia, võib-olla mingi kose juures. Mina ja Kennet lähme homme padeliturniirile. Vaata, kus seal läheb. Aga jah, ma ei tea, lähme vaatame randa. Põhimõtteliselt siin on enamus kohtades niimoodi, et kui sa pargid, siis nad küsivad väikest sellist nagu parkimistasu, mis seekord oli näiteks 2000 seda kohalikku 10 senti. Suht lamp. 2 mopeedi ees. Manki. Me vist tulime ühte kõige kuulsamasse randa siin palil. Ma olen veits tõbine. Ma olin siin mingi 1 päev haige. Täna on veel veits nohu, aga jaa. Ma ei tea, ma vist sõitsime padelist tagasi koju ja higisena sain vist nagu tuulega külma. Ma olin nagu, mul reaalselt ikka tunnen oma palavikus. Aga siis ma tõmbasin selle kohaliku selle tolakan kinni. Ja tolakan kinni tõmbasin sisse mingi 2 tükki. Ja no lihtsalt magasin mingi 14 tundi ja nüüd on korras. See müts on ju, see on nagu ebareaalselt kõva nagu. See on põhimõtteliselt Indoneesia siin pallil. Müüaks ainult ühte õlu. Bintang. See rand oli suht random, aga üks kõige populaarsemaid. Nüüd me siis liigume edasi Dreamland Beachi, kus me käisime eile koos Ruslaniga. Kui on sama ilm, mis eile, siis see peaks olema nagu mingi, ma ei tea, mingi 4-5 meetrised lained rannas. Tere tulemast lainetesse Richard ja Tristaniga. Siin tuleb ülilõbus, sest siin on mingi suured lained, need on. Ma ei tea, ta ikka on. No mingi 2 meetrit ikka on. Pane poli suhtu. Teravad kivid, jah? Okei. Me just sõime ära esimest korda väljas. Me oleme iga kord koju tellinud süüa. Ja siis me mõtlesime, et tuleme siia tee peale jäi mingi chicken burgeri koht. Kõige kallim miil, mis meil siin on olnud. Ma võtsin purksi, suured friikad, mingi kuradi kasmiga ja õlle. Ja mul läks 210, mis on siis mingi 10.50, 10 euri umbes. See on meie mingi päevapasjad, meil läheb taas mingi 2.53 euri. Nii et, jah. Aga siuke miid oli ka, see oli okei, aga midagi crazy't ei olnud. Full padukas tuli, sõitsime koju, õnneks me olime ujukates ja ilma särkideta, nii et väga vahet ei ole. Aga nüüd lähme koju, Men One jaoks on vaja mõelda uued videoideed, uued nagu üks kõne. Black Friday kampaania ideed. Veits pede on nagu. Oh my god. Holy shit. Me leidsime just nagu päris poe. Siit saab nagu... Esimene päris poe. Siit saab nagu kõike. Aga nagu siin on sipsipakid ka Eesti hinnaga nagu mingi 3-5 euri, teistes poodis mingi 50 senti. Kes on seda söönud? Starfruit, see on nii hea. Vaata nii. Korralik kohta. Aga põhimõtteliselt selline on omadel suve. Siin tuleb välja ja siis selline on vannutuba. See vannutuba. Ja siin on põhimõtteliselt siin on kõik avatud ja... Kekod siin ilusti chillavad. Ülikena nagu see kõrge aeg. Ega ma sermaga ka pole tehtud. Siin olid suured sellised, ma ei tea, mingid putukad igal pool ronisid. Meie villa versus see villa, reitige, kumb on meits parem? See on veits kenam. Kas see oli ka villa poolt või? Muidugi.
põhimõtteliselt võtta ükskõik mis kokos on. Jaa. Kokos, väike pintang, väike shisha, räägime, networkime. Siin on üks ameeriklane ka. House tour? House 3? Joo. Mis me täna teeme? veepaki. Hello! Me jõudsime kohale. No nii, jõu. Me oleme 3 päeva filminud ja me lõpuks tulime ühte waterparki. See peaks olema Aasia üks parimatest. Kõik nad räägivad, et see on nagu nii suur ja Indoneesia suurim, aga nagu kui ma vaatasin Google Mapsi pealt, see nagu reaalselt nii pisikene, see oli mingi 4 toru. Aga no lähen vaatame. We're proud to be ranked #1 waterpark in the world 2025. Ehk siis me oleme maailma kõige paremas waterparkis. See on veits ka title. Hukk on selline. Me tulime maailma parimasse waterparki. Camera is okay, look. I hold tight, it's good. Look bro! Oh! Teeme kiire pull-up challenge, jah? Oled nüüd tahve? Ikka üli pull olnud. Nüüd võtame mingit sööki, burgereid, pastasi, mingi kiire milkshake. Vaata kui äge see on. Ma tahtsin just väike smuutit. Lehe sees. Päris kallis toit oli. 12 € ja 50 senti läks mul. Issand jumal. Tegime natuke businessit, suhtlesime Eesti tiimiga, saatsime pakke välja, saatsime inimesed photoshootile, leppisime kokku, millal nad postitavad. Ja nüüd lähme siis, I guess lähme Lazy Riverisse korra, lähme chillame veits. Mees! Näita. Lähme seda põrteid, lähme. What the fuck? Mees. Mis juhtus? Ta lõi pea ära. Siin? Ei, basseinis. Osh. Mees. Where is first aid? It's all good, it's all good. Could you move backward? Miks me just tentsime nagu? Sa tead, et sa ei pea verd kaotama selleks, et tibudega rääkima, on ju? Ei, see töötab praegu päris hästi. Anna mulle natuke veel ja siis juba läheb üles. Bro, miks nii palju verd tuleb nagu? Bro, ma lambist lihtsalt Lock in mees. Kenet on korras, ta lihtsalt lõi pea ära ja isegi ta ei löönud pead ära. Ta nagu pani sellise kivi vastu lihtsalt. Me oleme tagasi siin, kus me alustasime. See päev oli suht crazy. See ei olnudki vähe kindlasti. Number 1 veepark. See on TripAdvisori sõnade järgi. Ehk siis Ma ei tea, kes iganes see TripAdvisor oli nagu. I'm not gonna let fear drag me down. Looking in the mirror, I see a clown. I'm not gonna let fear get in my way, Me ootame orderit praegu. Praegu on 12, enne oli 20 ja Emily J just pani video. Thank you Emily J. Väga head video tuli sul. Lõbus oli vaadata. 24% conversion rate. Pop-up'il. That's insane.
iga 4., kes veebilehel tuleb, annab meile oma meili. ja tuli ära. Palju? 219 ugi. Tuli ära. Ei. Let's fucking go. Ta on natukene arg. He's a little bit shy. You need to give him some space. What we doing today? Jer. Jer? Ma kaotasin oma Fintang-mütsi ära. Tulime tagasi oma lemmikranda. Me oleme käinud siin teistes ka, näiteks mingi Dreamland ja Padang. Aga ma ei tea, seal ei ole kunagi olnud nagu head ilma, äkki olemegi lihtsalt valel päeval käinud. Aga Tomas ei lase kunagi alt. Siin on alati perfect. Счастливая, да? Толстенькая. Mis sa teed? Ilmselt ka. See on mingi mahlad, või? Ei, kõik on need teed. Sa vaatad. Excuse me. Alright, so all of them the pre-testing for you. I'll give you one more for the tester. Thank you. Thank you. Vaadaks seda enda. That's the number. Oma räägib meil see rohene tee. Milline? This is the 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15. Так. Yeah, already the number also like that. Окей, sure. Perfect. Põhimõtteliselt tasuta. Kõik need 15 erinevat seda maitsta. Ja siis see on see kakakohvi. See on reaalselt hea matcha. See, mida te Eestis joote, on nagu mingi fake stuff. Ma maitsin kes. See green tea, jah? See actually maitseb väga hästi. See on hea. See pole nagu kalamaksõlli. Proovime ära selle... Mis selle looma nimi on? Luvak. Proovime ära siis Luvaki kakast tehtud kohvi. No see on ikka väga tummine. No nagu espresso macchiato. Väga kibe. Samas. See ei ole halb tegelikult. See ei ole halb. Kaka ei olegi halb. Mis kaka peaks halb olema? Kuidas meeldis, ütle korra juba. Suht hea oli. See on äge kogemus, sest see oli suht odav. Saime need mingi 15 topsi nagu kohvi ja teed. Noh, Väga hea. Matchat tahaks. me oleme õnnelikud. See on massaaž. Nüüd massaažile, jah? Me võtsime siin Ruslaniga avokaado mingi kohvi tee värki. Me oleme kuu aega pallil olnud ja pole kordagi massaažis käinud. Aasias on nagu kõige paremad massaažid ja need on nagu odavad. Nii et nüüd me läheme 10 eurot massaaži ja Brasiilia on... Ruslan lubas teha väksimist. Ta vaatas, et seal on väksimine naistele. Aga kui saab, siis me lähme teeme talle. Nii et teeme talt see talpoolt kõik puhtaks. Nii kaua, kui poisid valmistuvad padeliturniiriks, räägime sulle korra, mis praegu Main Oneiga toimub. Põhimõtteliselt viimasel ajal on meil tundunud, et customer experience ei ole kõige parem ja nüüd me võtsimegi väikseks eesmärgiks seda hakata arendama. Näiteks meil mingi aeg oli vist post-purchase flow, ehk siis see, mis nagu meilid klient saab peale tellimist, see oli vist katki. Ehk siis nad ei saanud kas kogu infot või osat infot kätte. Nii et juhtuski nii, et nagu hästi paljud kliendid kirjutasid meile tervist, sooviks lisainfot. Ja see tundus hästi imelik. Ja teine asi on see, et me ei ole väga selgelt välja rääkinud, mis asi on siis 48 tunni shippinguga ja mis asi on siis 5-15 tööpäeva. Ehk siis me peame veel selle nagu selgemaks tegema ja siis ka nagu nüüd uus eesmärk on tarneajad saada nagu võimalikult kiireks, et andagi kliendile see võimalikult hea kogemus.
kui selle saab kõik paremaks, siis tõuseb pikas plaanis ka Customer LTV ehk siis Lifetime Value. Aga nüüd me lähme uuesti sinna samale padeliturniirile. Jällegist me ei saa seal võita, sest see on Americano stiilis, aga it's fun. Padel on mõnus. No nii, me võtsime latted ära. Ja ma ei tea, see on selle vlogi lõpp nagu. Homme me lähme, ongi juba homme ju. Homme lähme Ubudisse ja me pidime alguses minema neljapäeval, aga lükkus edasi. Homme lähme jah Ubudisse, seal näeme waterfall'e, teeme whitewater raftingut, me näeme Ricefield'e, kõike seda, mis on Instagramis nagu classic, mida sa näed pali kohta. Ja see tuleb juba minu videosse, nii et subscribe'i Kristjani kanalile ja minu kanalile, sest me postitame suht iga nädal ja võib-olla isegi tihedamalt. See you next week.